Kallis kuulaja, alustab saade Hakkame tegutsema. Saade inimestele, keda huvitab ettevõtlus, eneseareng või lihtsalt soovib kuulata põnevaid lugusid. Räägime Eesti ettevõtjatega, aktiivsete tegelastega, kellest tavaliselt väga palju ei kuule. Mina olen Indrek Põldre ja tänud, et oled minuga. Tere kõigile, et rõõm on teid ikka tervitada, et ma mõtlesin, et teha sellise väikse aasta kokkuvõtte, et kuidas ja mis on läinud, mis on toimunud, et mõnda kokkuvõtted ja asju te teate, aga ma mõtlesin teha sellisega nagu aasta nagu väikse lühikese ülevaate, et ma ise endal olen selle nagu väbi natukene mõtestatud, et kuidas see aasta nagu läinud on ja mis tegundad, et täna siis ma räägingi nendest tegevustest, arengutest, mis kõik toimunud on, et kuna see saate sai alguse aprillist avalikult, siis natuke on veel nii-öelda esimese aasta tähistamiseni minna, aga ongi kuskil 3-4 kuud, et siis on järgmine kokkuvõte ja siuke ülevaade. Et kuna see saade on ikka päris nooruke, oli eelmine aasta ikkagi päris tormine tänu sellele saatele ja kõik, mis siin nagu juhtus vahepeal ja need võimalused, mis siin on avatud, et esiteks kohe, et väike siuke paar numbrit, et eelmise aastaga siis meil on üle 20 000 allalaadimise nendel saadetel, mis on põhimõtteliselt 4 korda rohkem, kui ma üldse arvasin, et see on väga lahe ja see kõik tänu teile. Samuti ma tegin kokku eelmine aasta kuskil 34-35 intervjuud, et need kõiki teinud Hakkame tegutsema jaoks, et natukene sai ka natuke freelance tööd tehtud, mida ma ei ole mitte kunagi ennem varem teinud ja avanes võimalus, et see on nagu hästi lahe. Et jälle tuleb midagi tegema hakata ja ma ei ole nendes intervjuudes üldse nagu väga-väga hea, aga kui teete ja toimetate, siis arenete iga päev ja see võtabki kaua aega ja sama on ka mul, et ma ikka veel õpin seda ja mul on veel väga suur teekond minna, et kuidas intervjuusid teha ja kuidas suhelda ja rääkida, et aga ma seda õpin praktiliselt iga nädal, et praegu on mul siukene enda nagu eesmärk, et ma teen iga nädal ühe intervjuu. Et see on selle aasta eesmärk, et kuna ma Hakkame tegutsema jaoks, siis eelmine aasta tegin 30 intervjuud vist midagi siuke, siis see aasta ma proovin 100 täis saada, vaatan, kas saan ei saa, et eks paistab või ma arvan, et tuleb mingi 50-60 intervjuud, et tule küll see aasta, et ainult Hakkame tegutsema jaoks, et kui teil on endal mulle soovitusi, kellega ma võiks teha, keda tahate kuulda, mis küsimusi küsida, palun kirjutage indrek@hakkametegutsema.ee ja mis siis eelmine aasta oligi, et kuna ma alustasin seda tegevust täiesti üksi, siis läks vist mingi natuke alla kuu aega, kui mul tuli esimene siuke hästi tore Estervas Anneli appi mulle sellega, kes parandas mul neid kirjavigu natukene ja muid asju, siis tuli paar siukest ägedat inimest veel mulle siin appi, et hullult tänud kõigile neile, et kes te olete tegelikult tulnud, on ju, et see on nagu hästi lahe olnud, et see ongi tore, et kui midagi alustad, siis ikkagi mõnel inimesel läheb see korda ja pakutakse oma aega ja ollakse nõus nagu samuti panustama, et mulle see nagu väga meeldib ja ma loodan, et inimesed tuleb veel, sellepärast see platvorm Hakkame tegutsema, ma arvan, et sellel on tõsiselt suur tulevik ja see ei ole minu platvorm, vaid see on meie platvorm, et ma väga tahan, et inimesed, kes mul siin appi tulevad ja teevad, et anda neile võimalus proovida, testida, teha ja ise ennast nagu arendada, et ma kellelegi midagi ette ei pane lihtsalt, et kõik peavad minema nagu samas nagu joones kõik asjad ja see on hästi tore on näha olnud seda nende inimeste, kes mul siin on arengut ja see on nagu suurepärane koht, ma arvan selleks ja just nagu noortel inimestel, et ma loodan, et neid tuleb veel ja me jätkame nagu see aasta nagu selle arengut nagu veel tugevamalt, et siis näiteks, et vist Facebookis sai ka vist mingi natuke üle 1000 fänni eelmine aasta täis, mis on jälle esimese aasta kohta nagu päris nagu müstiline tulemus minu jaoks, et ma arvan, et see aasta me saame kindlasti 2-3-4 000 fännipiiri ületame ühe nendest kindlasti, ma arvan 3000 võiks olla see number, võib-olla 4000
et saaks meie sõnumi nagu suuremini levitama. Et see on kindlasti üks nagu siuke eelmise aasta algus ja selle aasta me jätkame, et mis need nagu põhiõpingud mul endal veel oli, et ongi see, et asjad ei pea olema ideaalsed, et midagi teha, sellepärast, et kui ma selle saatega alustasin, siis ma siiamaani ei tea väga palju, aga ma tean natuke rohkem kui ennem ja kõik need teadmised on tulnud tänu sellele, et ma olen teinud, mitte kuskilt lugenud, mitte kuskilt mõelnud, vaid ma olengi need asjad ära teinud ja ma teen vigu, ma teen siiamaani vigu, ma teen kogu aeg. Kui keegi kuulas eelmist saadet Kajaga, siis ma tulin just nagu reisid tagasi, ma ei olnud keskendunud ja editisin seda lugu äärmiselt halvasti, seal olid pooled asjad välja lõikamata, peaaegu enamus asjad olid välja lõikamata ja see oli minu viga ja ma vabandan nende selle eest ja need asju juhtub, et selles mõttes, et see on täiesti okei ja ma arvan, et see on hea, et need asju juhtub, sellepärast, et siis on näha, et me kõik teeme vigu, aga tähtis ongi see, et me parandame need ära ja me õppisin sellest ja mis ma õppisin oligi see, et tuleb veel lasta kellelgi üle kuulata enne kui ma laivi panen ja anda tagasisidet, sest siuke kontroll on väga oluline. Ja ma räägin, et neid asju juhtub veel tulevikus, ma olen sellest enam kui kindel, aga tähtis ongi see, et ega me siis ei lõpeta või hakkan nukrutsema selle pärast, aga pigem lähme nagu korralikult edasi ja mõtleme välja, mida me teha saame selle jaoks, et sellist asju juhtub. Ja kindlasti hästi põnev on ka ikkagi see mikrofonide saaga olnud, et alguses helikvaliteet ei olnud nii hea ja ma siiamaani mikrofonidest väga palju ei tea, aga juhuse saatel siis ma saingi nagu parema tehnika, et nüüd enamus saated mul tulevadki nagu natukene parema helikvaliteediga, et vahel on mingisugused muud segajad, aga need on siis juba keskkonnas tekitatud, et kõiki neid ma nagu ei saa maha võtta, et seda olen kindlasti õppinud ja olen väga paljudes teistes nagu podcastide Eesti omades ka kuulnud, et ikkagi inimesed te olete liiga passiivsed, kõik, kes te neid saateid kuulate, et te ise nagu tagasisidet tuleb suht nagu vähe, et mul on tulnud, et on ka review'si kirjutatud, et kõige suured tänud kõigile, kes te olete kirjutanud, et see on lahe, aga igasugust tagasisidet võiks rohkem tulla, eriti veel nende puhul, et inimesi, kes võiks siia saatesse tulla ja keda kutsuda ja mida paremini teha ja äkki kellelgi on mingeid mõtteid, koostöö asju, et see oleks nagu hästi lahe, kui tuleks ja saaks levima seda saadet, et eelmine aasta me oleme seda eesmärki ka nagu natuke, kuna see saade oli ikkagi mõeldud selle jaoks, oli ta minu nagu eneseabiprogramm, et parandada oma tutvusringkonda ja arendada, et seda ma kõike tegin ja sellest ma nagu õppisin nagu tõsiselt palju, et ma räägin, et ma olin eelmine aasta palju tegusam kui eelnevad aasta üldse kokku, mul on tunne, et sai selle saatega alustatud, pluss sai tänulikkuse päevik minu lugu tehtud ja see nagu andis nagu hästi palju energiat juurde, mis oli väga suured õppetunnid jälle, et kuidas päevikut teha, kuidas raamatut välja lasta, mis tähele panna seal päeviku ja raamatu tegemisele, et see on nagu hästi põnev protsess ja viimased nagu eelmine pool aasta oli nagu täiesti hullumaja, et tegelesin oma idufirmaga ja seal oli nagu äärmiselt palju nagu tegemist ja siis jäi see podcasti asi natukene tahaplaanile, siis oligi, et jube hea, et olid vabatahtlikud ehk siis Genri ja teised, kes nagu panid mind liigutama ja tänu neile ma tegingi natukene seda saate asja veel nagu edasi, et muidu oleks see täiesti soiku jäänud, et see on hea, kui on olemas inimesed ümberringi tulnud ja see on nagu hästi motiveeriv, inspireeriv ja eelmine aasta oligi just see, eelmise aasta lõpp oli just kõige nagu siuksem, kuidas ma ütlen, vaimselt ja füüsiliselt keeruline, sest kui pinged on suured, siis toitumisele, tervisele me väga palju nagu pilku ei pööra, mis oli ka minu puhul ja siis oligi kaalusse jälle juurde võetud ja vaimselt oli ka nagu suht kurnatud, et mis ma ise olen leidnud enda jaoks, et ma pean tegema, mis ma alguses ütlesin ühe intervjuu nädalas, sellepärast, et see hoiab mind vaimselt stabiilsemana, kuna ma saan teiste inimestega suhelda ja ma saan nagu kuulata teiste inimeste elu ja kuidas see läinud on. Ja mida rohkem ma kuulan neid, seda rohkem ma olen aru saanud, et esiteks me oleme ise enda kõige suuremad kriitikud
et meil kõigil on peas see hääl, et ma ei saa, ma ei oska, ma ei taha, ma ei tea. Ja selle hääle vaikimisega tuleb väga palju tegeleda ja sellepärast ongi see tänulikkuse päev ja kõik need minu elust nagu hästi suurt muutust olnud, sest ma enam ei mõtle niimoodi, et miks ma hakkama ei saa või miks ma ei oska või miks sa valesti lähevad, või pigem ongi, et mida ma õppisin, mida ma saan teisiti teha ja selline muutus on nagu hästi-hästi oluline, sellepärast et kui me kritiseerime ennast iga sammul, et näiteks kui mõelge nüüd, kui te ise siin peas mõtlete, et ma ei oska, ma ei saa, teiste inimese elu on palju parem, kas te räägiksite oma sõbra või kellegile täpselt samamoodi, et sa ei saa hakkama, sa oled halb ja sa ei jõua, et ma olen ise täpselt samas olukorras olnud, et ma iseennast ikkagi me ei austa piisavalt, et öelda, et jah, ma olengi tubli, jah, ma saangi hakkama, vaid pigem me võtame ennast kõige negatiivsetena ja see on asi, mis meid hoiab väga palju tagasi, sellepärast, et kui me laseme ikkagi sellisel positiivsusel enda mõtetes ellu tulla, siis ma arvan, et meie nagu oskustel ei ole mingit piire, et kui me teeme asju kannatlikult järjepidevalt ja oleme positiivses meeleolus, siis ma räägin, et meil ei ole mitte mingit piire, et see on täiesti arusaamatu, et seda negatiivsust on nii palju ja seda tuleb kogu aeg ellu rohkem ja rohkem ja rohkem, et me peame ennast väga valikuliselt sellest negatiivsust ennast eemal hoidma ja ennast treenima just selle positiivsusele ainetele, et näiteks, et ma saan anda teile paar sellist soovitust, et näiteks üks asi on, mida soovitatakse, et äkki uudiseid ja asju vaadake, et seal tuleb suht palju negatiivsust ja teine näiteks siuke väga lihtne asi, mis te teha saate näiteks, et kirjutage mulle, kui te seda teete või olete teinud, et iga päev saatke üks kiri oma lähitutvuskonale ja lihtsalt kirjutage kellegile, et miks nad nii lahedad on. Lihtsalt saatke, kes iganes vend, õde, kolleeg, kes iganes öelge, et te olete nii äge sellepärast see. Ja mis see teeb on see, et esiteks te hakkate kirjutama positiivseid asju ja teiseks te saate ju need kirjad ka kunagi tagasi. Et võite elektrooniliselt saata, võite postiga saata, et see oleks nagu hullult lahe, et ma väga ootan, et keegi teeb ja see on põhimõtteliselt ka iseenda mõtlemise ümber programmeerimine, et kuidas nagu hakata positiivselt mõtlema ja see on nagu mõelge, kui te ise saate sellise kirja kellegi, et miks sa nii äge oled ja miks sa nii lahe oled. Ma olen täiesti veendunud, et teie päev on ka natukene juba lõbusam ja rõõmsam ja te naeratate ja te annate seda positiivsust nagu edasi ja USAs on selline mees nimega Sean Achor, kes siis tegi ka uuringuid, et inimesed, kes on positiivses mõtteviisis, on 31% rohkem produktiivsemad ja tootlikumad ja minu meelest see number on äärmiselt suur, et 31% rohkem tootlikkust ja ma saan seda täiesti veenduna, et kuna ma ise ka eelmine aasta olin nagu positiivses mõtteviisis enamus aja, siis see oli üks minu produktiivsemaid aastaid üldse, et see lihtsalt see eelmise aasta teine pool, see tõmbas nagu ära, et just, et ettevõtte idufirma investoritega rääkimine, töötajatega tegelemine, kõik need asjad, perekonnaliikme liikumine teise ellu, kõik need asjad ja muud nagu sellised, kuidas ütlen, väljakutsed, mis siin tee peale tulid, et need ei ole lihtsad ja need ei peagi lihtsad olema. Aga lihtsalt see, et kuidas me nendega tegeleme, kuidas me nendele vastu vaatame, see defineerib meid, kuidas me saame hakkama, et hästi lihtne on alla anda. Hästi lihtne on näiteks terve päev voodis lebada ja lihtsalt telekat vaadata, et need on sellised hästi lihtsalt tegevused, aga väga raske on minna hommikuti trenni või õhtuti trenni, hästi raske on toituda tervislikult aga need muutuvad lihtsaks, kui neid teha kannatlikult ja järjepidevalt ja teha neid üks päev korraga, et see oli kindlasti eelmise aasta üks suurimaid õppetunde ja tänu oma saate külalistele ja kõigile sellele, mis ma olen veel nagu aru saanud, et eelmise aasta selline suur õppetund on olnud, et eeldamine, et kuna ma ise olen üks maailma suurimaid eeldajaid, et ma olen tõmmanud ennast tugevalt tagasi, et kui ma igast asju räägin, siis ma vanasti kogu aeg ütlesin, et ütlen igasugused numbrid ja asju välja, kuigi ma olen kindel nendes, ma ei teadnud, siis eeldamine on äärmiselt suur, kuidas ma ütlen, tee, mida ma ei soovita paljudel minna, et kui ei tea, siis tegelikult tuleb küsida ja tuleb vait olla, et ja või siis lihtsalt öeldagi, ma eeldan, et see on niimoodi, mitte see, et paugutada lihtsalt igast asju, sest sellega kaasneb väga palju nii-öelda, kuidas ma ütlen, ebameeldivaid seiklusi, pluss me kaotame kõik usaldust, mida olen ka mina väga palju kaotanud. Ja sellised asjad nagu õppetunnid olid eelmisest aastast nagu väga suured ja ikkagi
ettevõtlusel ja ettevõtlikkusel on väga suur vahe ja ma see aasta väga tahan nagu rohkem koolidega koostööd teha, et just nagu noortele sellist ettevõtlikkust sisse nagu süstida rohkem, et ma näen, et selle puudust on ja seda on vaja, sellepärast et mida rohkem, mida ettevõtlikumad inimesed on, seda rohkem võimalusi me iseendale nagu loome ja seda paremini me saame tulevikus hakkama. Ja just seda ma arvan, et noortel ongi puudu, see on minu arvamus, see ei pruugi õige olla, aga ma ise tunnen seda ja ma väga nagu tahaks nagu õlga alla panna just nagu sellele, sest ma tean, et haridussüsteemi muuta on keeruline, aga mõtteviisi ja ettevõtlikkust tõsta ei ole võimatu, et kindlasti ei ole see lihtne, aga ma kindlasti annan selle just selle saatega ja muude tegevustega päris suure panuse, et mida teha saan ja samuti, mis ma eelmine aasta veel nagu avastasin, et sellise päevikute ja märkvikute kirjutamine, üles kirjutamine on nii oluline, et kui me kirjutame üles asju, siis see kinnistub ja me teeme neid asju rohkem tõenäoliselt ära kui teisi asju, mida me ei ole üles kirjutanud ja kõva häälega nende üles lugemine, et see tegelikult paneb nagu päris hästi ja üks süke raamat, mis nüüd tuli eesti keeles välja, The One Thing, üks asi, ma väga soovitan seda inimestel lugeda, et seal tegelikult õpetab ikkagi, et tuleb keskenduda ühele asjale, ühele tegevusele, üks tegevus, mis muudab sinu elu kõige rohkem ja seal nad räägivad ka dominoefektist, et kui me dominod üksteisele ritta paneme, siis iga domino suudab sellest järgmine dominost 50% suurema maha lükata. Mis siis tähendab, et domino number, kui ma ei eksi, 31 oli vist Eiffeli torni pikkune ja 57 vist on maas kuuni. Ja eelmine domino lükkab selle pikali. Et selles mõttes, kui me teeme ühte asja, teeme seda väga hästi ja alguses me ei tee seda hästi, aga me keskendume sellele ja me arendame ennast sellele, siis me saame selles väga heaks. Aga lihtsalt ongi see, et me ei ole piisavad järjepidevad ja kannatlikud, et see ongi nagu siuke eelmise aasta kõige suurem õppetund, et järjepidevus ja kannatlikkus ja mille pärast see saade on ka, ma ütlen, et see on väga noor, see on noor, aga ma tean, et 4-5, võib-olla 10 aasta pärast on sellest nagu saanud nagu väga tugev liikumine Eesti Vabariigis ja ma loodan ka rahvusvaheliselt sellepärast, et ma ei lõpeta seda niipea ära, sest ma ise arenen selles, ma ise teen seda ja see annabki mulle jõudu, et ma tean, et see kannatlikult ja järjepidevalt seda teha ja kogu aeg see hakkab inimestele rohkem ja rohkem mõjuma ja ma ei näe mitte mingit põhjust hetkel, et miks mul see hoog peaks raugema, sellepärast, et meie ümber on nii palju fantastilisi inimesi, kellelt on nii palju põnevat õppida ja kellel on võimalus anda nii palju asju edasi, et ma tahan neid tutvustada kõigile ja mul on veel teisi nagu saate ideid, lihtsalt peabki nagu oma aega ja ressursse nagu lihtsalt leidma kuskilt, et ma arvan, et see on nii palju asju teha veel ja ma tõesti tahan seda saadet rahvusvaheliseks teha, nii et kui teil kellelgi on mingisugused kontakte ja asju, sooviks, palun jagage, et ma arvan, et see on hästi oluline ja kui kellelgi on koolidega, Eesti koolidega siin kontakte ja tahab nagu ka noortega koostööd teha, siis palun andke mulle kindlasti teada, et ma olen kindel, et me leiame võimalusi ja koostööks igasuguseid erinevaid mõtteid, sellepärast, et ma ütlen ausalt, riigiasutustega ja nendega on mul endal suhteliselt keeruline üksinda suhelda, sellepärast seal teinekord tuleb vastus võib-olla nädal aega, 2 nädalat, 3 nädalat, võib-olla tuleb 3-4 kuud ja vahest ei tule üldse, ja kuna ma tegelen ka sellega vabatahtlikult, siis mul ei ole seda kannatust alati ja ma ei oska navigeerida avalikus sektoris absoluutselt üldse, aga avaliku sektori abi on vaja, et natukene muutusi kooliellu tuua ja just nagu ettevõtlikkuse ja selle nagu teemal. Aga väga palju asju juba tehakse ka, nii et see on nagu hästi lahe ja me teeme nagu paljude teiste inimestega koostööd, mis on ettevõtte organisatsioonidega, mis on nagu päris lahe. Ja kindlasti eelmine aasta, et mis on ka ikkagi suur õppetund, et kui sa teed midagi, siis sind pannakse tähele ja kuulatakse, et ma ütlengi, et kui mina seda saatega alustasin, siis ma arvasin, et mul tuleb võib-olla mingi, nagu ma ütlesin, saate alguses need numbrid olid päris müstilised minu jaoks, et ma arvasin võib-olla 200 inimest üldse aasta jooksul kuulab seda saadet või midagi siukest, et ma aimasin, et võib-olla rohkem olla, aga ikkagi et praegult on minu jaoks ikkagi see
kuulavusnumbrid ja kõik need on ikkagi väga suured ja ma tean, et need ainult kasvavad ja ma teen kõike selleks, et neid numbreid ise veel nagu kasvatada, pluss ongi see, et mille ma tahangi, et koolidesse ja ülikoolidesse neid saateid rohkem ja rohkem levitatakse, sellepärast, et ma arvan, et nende saate kangelased ja kangelannad suudavad inspireerida meie noori, et anda neile uusi mõtteid ja valikuid, et elus on muid asju, kui lihtsalt 9–5 töö ja 9–5 töö on täiesti okei, kui sa teed seda ka kire ja suure armastusega, sa naudid seda, et just see on nagu äärmiselt oluline, et sa jälle USAs on uuring, et kui vanemad töötavad tööl kauem ja ei suuda lastega nii palju koos olla kui võimalik, siis tegelikult see laste elus väga palju ei muuda midagi. Aga kui vanemad ei ole õnnelikud selle töökohal, mis nad teevad ja näitavad seda ebaõnne välja, siis on väga suur tõenäosus, et sellest lapsest saab kas siis kiusaja või selline negatiivne mõtleja ka koolis ja igal pool mujal, et mis on ikkagi väga suur probleem, ma arvan, et neid negatiivse mõtteviisiga ja neid inimesi, kes siin audio oma tööd on päris palju kahjuks ja me saame tegelikult seda kõike muuta ja kui me ei saa töökohta muuta, siis me saame ise ennast muuta ja kui me ise ennast juba muudame, see juba teeb tegelikult töökoha palju nauditavaks ja ma olen seda ise kogenud, ma olen seda näinud, kuidas teised siin muudavad, ongi ema mõtteviisi ja nad suudavad igast tööst jälle väljakutse välja mõelda, et jah, see on rutiinne, aga samas jälle ma muudan ennast, ma mõtlen iga päev, mida ma suudan õppida, mida ma suudan paremini teha, kuidas ma teen paremini, mis ma saaks teha teisiti ja kuidas ma saan rohkem väärtust luua kellegile. Ja kui me hakkamegi üksteist nagu aitama, siis ma arvan, et see juba teeb selle kõik asja nagu palju nauditavamaks. Ja see töökoht ja asjad muutuvad teiseks, et ei ole lihtsalt töökoht, vaid noh, selle üle tuleb nagu hästi palju mõelda ja ma arvan, et see aasta ma nüüd tahan keskenduda rohkem koolitustele ja ma tahan hakata koolitusi tegema just nagu müügi, mis ma idufirmas olen õppinud, kliendi hoidmised ja asjad, et kui kellelgi on huvi, andke teada, kui keegi tohib koostööd teha, andke teada. Ja ma tahaks aasta lõpuks või järgmine aasta hakata rohkem keskenduma, et kuidas töölistest ja kuidas inimestest üldse nagu neid efektiivsemaks muuta, õnnelikumaks muuta ja saada nagu nendest nagu maksimaalseid tulemusi välja ja sellel on üks osa on kindlasti vaimne ja teine osa on füüsiline toitumine, kõik see, et ma arvan, see on hästi põnev valdkond, kuhu minna ja tegelikult seda tuleks ka nagu koolides rohkem ja kahju, et ongi, et mis ma olen vaadanud koolides ja õpetada selliseid vaimseid tunde väga palju, et ma arvan, et see on nagu hästi oluline just see, et mida on vaja, et mõelda õnnelikult, mediteerimine, hingamine, kõik siuksed asjad, et need ei ole mingisugune mõttetud asjad, et need on äärmiselt olulised ja mida varem me need õpime ja mida varem need meile ellu tulevad, ma arvan, seda rohkem me oma elu naudime ja seda rohkem me saame nagu ühiskonnale anda ja ongi ja eelmise aasta üks selline kõige motiveerivam lause tuligi Gary Vaynerchukilt, et tema seda promoodib, et sa sured ära. Ja see ongi, et ma tean, et ma ka liigun siit ilmast mingi hetk ära. Küsimus ongi see, et kuidas ma tahan, et ma siit ilmast ära lähen. Kas see, et kas minust jääb midagi järgi või see, et ma ei ole midagi nagu ühiskonnale väga palju kasu teinud ja lihtsalt olengi oma elu elanud ja olnud niisama, et ma väga soovin, et minust jääks mingi märk maha, et minust tuleks midagi siukest, mida ma saan ühiskonnale edasi anda ja ma tunnen ise selle üle uhkust ja ma saan nagu teisi inimesi aidata. Et see tekitab minus äärmiselt hea tunde ja nagu ma ütlen, ma olen ka oma nende vabatahtlikud ja ülejäänud inimeste puhul näinud seda arengut ja ei ole midagi ägedamat, kui näha teiste inimeste arengut, potentsiaali, kui nad iseendasse ei usu, siis keegi teine usub ja aitab neil üle järgmiste väljakutsete saada ja siis nad saavad ise juba väga-väga ilusti edasi ja kes teab, keda nemad inspireerivad ja keda nemad aitavad, et see läheb edasi ja see ongi see asi, miks ma seda saadet teen ja miks ma ei jäta seda saadet üldse nagu tegemata ja ma tean, et ma teen seda väga kaua ükskõik mis vormis see ka ei ole ja miks ma tahan, et see läheb nagu rahvusvaheliseks, sest
et neid inimesi on igas maailmas, kes vajavad, et keegi neisse usuks, keegi neisse süstiks inspireerivaid mõtteid, motiveeriks ja seda on rohkem vaja. Vaat, et ma arvan, nüüd on juba saade piisavalt pikk olnud ma olen juba päris kaua siin jutustanud, et loomulikult aitäh kõigile, kes te üldse kuulate, kes te üldse nii kaua viitsite seda kuulata. Kirjutage, jagage mõtteid indrek@hakkametegutsema.ee, koduleht, Facebook, YouTube, kõik igal pool hakkame tegutsema. Kellel on koostöömõtteid, kellel on saatekülaliste soovitusi, kes tahab ise kätt külge panna, meil tuli jälle üks hästi põnev, fantastiline naisterahvas, kes aitab meil siin kodulehte ja muid asju teha, et vaatab, kuidas on ja temaga loo, et tal on endal nii põnev taust ja ma räägin, et neid inimesi on alati vaja igal pool, et kui te mind ei saa abistada, siis aidake kedagi teist, et see ongi ma arvan, et kõige alus üksteise abistamine, üksteise aitamine, üksteise mõistmine, et seda feelingut, mis see annab, kui te teete midagi niimoodi, et te ise midagi vastu ei soovi ja lihtsalt tahate nähagi seda naeratust teise inimese näos. Et ma arvan, et paremat tunnet on raske saada, ja see on meie kõigi enda teha. Et see nii lihtne ongi. Vaat, et ega siis midagi, et olge õnnelikud, olge positiivsed ja järgmise korrani. Aitäh teile kõigile.